Alustame siis seda välja pikalt reklaamitud saate osasarja, nimelt siis räägime seda, mida peaks inimene arvestama, kui ta tahab endale autot osta. Kas ta tahab seda autot liisida, osta seda käest, millist finantsskeemi ta peaks kasutama, mida oleks kõigepealt vaja ning tänases esimeses loos võtamegi asja need põhilised asjad, mida siis selleks teha, et endale autot osta. Mida teil vaja on kõigepealt? Loomulikult autot ennast ja mis seal salata, ka raha. Aga ma usun, et nende kõikide asjade arutamisega meie lugusid vaadates saate te natukene kergemini hakkama. Millest peaks inimene, kes soovib endale autot liisida, kõigepealt alustama? No selge on see, et raha võiks olla. Jah, esmalt võiks tegelikult liikuda kõigepealt automüügiplatsile ja valida välja endale sobiva sõiduki. Et kui sobiv sõiduk on välja valitud, siis järgmisena ongi mõttekas tulla panka. Võib kasutada panga kodulehte, kalkulaatorit oma maksevõime testimiseks. Soovitaksin lähtuda alati kuumaksest, milleks inimene enda arvates võimeline on, sest et see on ka oluline nii-öelda panga jaoks. Ja nüüd, kui see asi on tema jaoks nii-öelda paigas, siis ta võiks esitada meile oma konto väljavõtte tingimusel, et juhul kui ta arveldab teises finantseerimisasutuses ja automüügi pakkumise ning meie liisingu haldur saab hakata taotlust menetlema. See pakkumine tuleb siis kus kohast? No inimene võib osta endale juba kasutatud autot, näiteks kusagilt automüügiplatsid, kus on arvatavasti selleks olemas inimene, kes seda teeb, aga ta võib ka selle auto osta kellegi käest kätte. Jaa, absoluutselt, et eraisikule müügi korral me seda pakkumist ei nõua. Küll aga kui tegemist on professionaalse nii-öelda automüüjaga, automüügiplatsiga, siis kindlasti talle see pakkumine vormistatakse ja see jääb siis meile aluseks. Millega peab inimene arvestama, mis on kõige tähtsam minu meelest liisingu puhul üldse on see sissemakse, et kuidas see on, kas seda kannatab kuhugi poole nagu üles alla liigutada? Sissemakse, nii nagu ka muud tingimused tegelikult saavad selgeks pärast analüüsi. Standardsena või standardina tegelikult turul pakutakse 10% sissemakset, alates 10% sissemakset. Kust võiks endale auto osta ja olla sellega nagu öösel rahulikumalt magada ja olla nagu turvatunne võiks olla suurem? Soovitame esmajärjekorras meie koostööpartnereid. Koostööpartneri nimekirja leiate SEB liisingu kodulehelt ja soetades endale sõiduk meie koostööpartneri käest, annab see kindlasti teile parema kindlustunde, et teil on probleemide korral kelle poole pöörduda ja kes ei jäta teid muredega üksi. No nii palju, kui ma olen intervjuusid nende saatelugude osas teinud, siis see kõlab nagu läbi igalt poolt, et tagage endale mingisugunegi selline varu väljapääs, ehk teil on kuhugi minna, ostate käest kätte auto, teil ei pruugi seda olla. Absoluutselt. Ja kindlasti me soovitame ka eelnevalt kontrolli teha autole, et üks asi on lihtne hindamisakt, teine on margiesindusse pöördumine, laske auto üle vaadata, kindlasti tagab see parem une teile. Kasutatud autode ostmine on tänase päeva seisuga muutunud, kui me mõtleme 5 aastat tagasi. Väidad sa sellele vastu või on kõik praktiliselt sama, lähen turuplatsi peal, ostan auto ja sõidan minema? No, alustades lõpust, siis kindlasti mitte ei pea väitma vastu, vaid see on fakt, et turuplatse on oluliselt vähem. Automüüjad on koondunud pigem siis kas keskustesse või siis sama trend, mida meie siin juurutame, et autosid tuuakse tellimisel. Ehk siis, et kuivõrd Eestis on tulenevalt rahvaarvust arusaadavalt valik väga väike, siis inimesed vaatavad Euroopast, kus on meeletu valik ja inimene saab selle auto, mida ta ise tahab. Et täna järjest kõik erinevad automüüjad pakuvad tellimisteenust ja kasutatud autotuur liigub selles suunas, et pigem tellitakse. Üks põhjus, me oleme tegelikult sellest ka varasemates saadetes rääkinud, on tegelikult see, et inimene otsib endale turvatunnet. Ma pakun välja, et need internetileheküljed, mis täna vahendavad tegelikult automüüki, seda ka ainult teevad, ehk nad vahendavad enamus. Nad vahendavad sulle inimest, kelle käest sa saad auto osta, neil endal vastutus selle tehingule puudub. Nad ei vastuta millegi eest. Jah, et see ongi nüüd järgmine moment, et võttes korraks tagasi eelmisse teemasse, et see turuplats ei taha kõike maha teha, et on ka ausad inimesi ja kes on ka aastaid ausalt tegelenud, aga paraku on see, et nendel ei ole endal kas või isegi firmat, eks ju, et inimesel ei ole hiljem kuhugi pöörduda. Et siit on ka see, et ikkagi ostes vaadata, kes on müüja, kas tal on maja, kas tal on vara, kaua ta on tegelenud. Et just see turvatunne on saanud ka ja inimesed on täna valmis maksma selle turvatunde eest
ja inimesed on valmis maksma selle teenuse eest, mitte ei aja taga kõige odavamat hinda, nagu see oli 10-15 aastat tagasi. See on igipõline küsimus tegelikult, mida siis inimene endale lõpptulemusena ostma peaks, ehk millise auto. Kas see on siis uus poest kõikide garantiide asjadega või odav ja kasutatud, ühtepidi siis võib-olla jääb rohkem raha alles? Tead, ma ütleks, et see on nagu $1,000,000 küsimus. Et kui nüüd oleks üks ja ainukene vastus, mis tõepoolest oleks südini õige, siis oleks ju väga hea. Tegelikult ma julgen öelda seda, et see sõltub konkreetselt inimesest, inimese ootustest ja tema soovidest ja tema rahalistest võimalustest. Küll üks on selge, et tegelikult inimene võiks kasutatud autot ostes olla veendunud selle auto ajaloost ja sellise eeltöö ära teha. Ja loomulikult on üks variant lasta see eeltöö ära teha siis müüjal, aga sellist tähelepanu kindlasti ei tohiks mitte hajutada. Ehk üks variant tarbijal tegelikult on ise vaadata, näiteks Maanteeameti veebileheküljel on e-teeninduskeskkond, vaadates, sisestades autoregistri numbri, siis on võimalik saada Eesti ajalugu teada. Tegelikult teame ka seda, et nii mitmedki margiesindused pakuvad võimalust ka väljaspool Eestit nii-öelda sõitnud autode puhul siis saada ajalugu teada, küll sellest tuleb mingi summa maksta ja loomulikult on üks võimalus siis lasta siis nii-öelda tehnoülevaatuspunktidel tegelikult see auto siis üle vaadata. Need on sellised nüansid, millele tasuks tähelepanu pöörata. Teine pool on muidugi uus auto, minna salongi osta uus auto või siis margiesinduse poolt pakutud garantiiline auto, siis teatavasti esmane hind on kindlasti kõrgem, aga võib-olla siis selline südamerahu ja rahulikum uni on ka sellistel puhkudel rohkem tagatud. Me täna esimeses saates räägime sellest, mida peab kohe kõige alguseks tegema. Et kui teie juurde tulla samuti inimene tuleb ikkagi sooviga teilt autot osta, siis tal peab olema raha. Et kuidas teie siin sellele kaasa aitate, et peab ta siit nüüd minema kusagile liisingusse? Punkt 1, loomulikult, kui klient astub sisse, siis me püüame teda aidata auto valikul. Kui tal ei ole kindlat soovi ja teadmist, millist autot ta soovib. See on tegelikult isegi, kui ta teab, tegelikult võiks alati küsida. See mõte võib peas muutuda. Täpselt nii, et me ikkagi püüame kaardistada ja üsna täpselt, et millised on soovid bensiinimootoriga, diisel, automaat versus manual ja nii edasi. Kui me jõuame liisingu juurde, mis on juba siis peale selle, kui meil on auto valitud, komplekteeritud, siis klient ei pea pangakontorisse minema, automüüja saab selle töö ka tema eest ära teha, pangaga ise suhelda. Me tegelikult jõuamegi sinna välja, et täpselt kui see auto siit salongist välja sõidab, hakkab tal kukkuma hind, tal kaovad ära mingisuguse ajaperioodi jooksul siis need garantiid, ta muutub järjest odavamaks, ta kulub ja kõik see asi nagu kukub. See kõige kõrgem punkt on ikkagi autosalong. Tõsi on, et autogarantii ühel hetkel kaob, aga tootjad pakuvad järjest pikemaid garantiisi. Et tooted on paremaks muutunud ja kvaliteet samuti. Mida saab inimene, kui ta tuleb ja ostab siit teie käest uue auto, mis tavaliselt sellega kaasa tuleb? Kui garantiist rääkida, siis me räägime ikkagi vähemalt 4-aastasest perioodist või siis piiratud kilometraažist, mis Škoda puhul on 120 000 kilomeetrit. Loomulikult saab seda ka kõike pikendada. No 120 000, kui palju keskmine inimene sõidab, teil on ju siin olemas. Ütleme, kui see auto ei ole firma kasutuses, vaid ongi selline eraisiku sõit. Ma ise vist praegu hakka mõtlema, ma kuskile 10-15 000 vahele sõidan, ega rohkem väga ei tule aastas. Ega linna inimene sõidabki umbes 15 000 kilomeetrit. Kui ta veel maakodu on, siis umbes 20 000 kilomeetrit aastas. Nii et 5-aastane liisingperiood peaks kasutama ära siis 100 000 kilomeetrit. Nii et peaks siis garantiid ülegi jääma.